tere kõigile! Täna paljastame erinevate Ameerika ajaloo orjastatud naiste varjatud ja rasked elud. Alates koloniaalajast kuni Ameerika kodusõjani paljastavad nende lood sünge tegelikkuse ellujäämisest, ärakasutamisest ning lugudest, mis on maetud või peaaegu unustatud. Liituge minuga, kui uurime seda kõike ja palju muudki. Enne kui alustame videot, tahan avaldada suurt tänu oma kanali liikmetele, kes said sellele videole varajase ligipääsu. Kui soovid ise varajast ligipääsu või muid eeliseid, nagu ainult liikmetele mõeldud küsitlused, postitused ja videod, siis vaata kindlasti järele ja liitu, kui oled huvitatud. Igatahes veel kord suur tänu kõigile liikmetele ja loodan, et kõigile meeldib video. Aitäh! Sündinud orjuses koloniaalajastu New Yorgis ei olnud Elizabeth Freeman määratud ajalukku jälge jätma. Vaene, kirjaoskamatu ja orjastatud jäi ta tähelepanuta meeste poolt, kes nõudsid vabadust endale, kuid keeldusid seda talle andmast. Ja ometi tegi ta mõeldamatu teo. Ta kaebas oma niinimetatud isanda kohtusse, et saada vabadus. Aga kuidas sai naine, kes ei osanud lugeda ega kirjutada, sellise kohtuasja võita? Ja kuidas raputas tema võitlus uue riigi alustalasid? Elizabeth Freeman, keda hiljem tunti kui Mom Bett, sündis orjuses 1744. aastate keskel, tõenäoliselt 1744 aasta kevadel. Tema täpne sünnikoht pole teada, kuigi mõned arvavad, et see oli New Yorgi osariigis, kus ta kasvas üles Peter Hochboomi istanduse talus Claverackis, praeguses Columbia maakonnas. Hogeboom, nagu tema perekonnanimi viitab, kuulus Hollandi perekonda, kes oli asunud sellesse Ameerika piirkonda 17. sajandi keskel, kui New York oli tuntud kui New Amsterdam ja oli Hollandi koloonia. Oma varajastes aastates tunti teda nimega Bett, mis oli peaaegu kindlasti lühend nimest Elizabeth. Selle põhjal, mida me teame Hogboomi talust, kasvas ta üles majapidamises, kus paljud olid orjastatud. Nende seas oli ka tema õde Liisi. Nagu oli 18. sajandil orjastatud inimeste puhul tavaline, on tema vanemate isikud teadmata ning pole selge, kas nad jäid samale mõisele. Kahjuks ei õppinud Bett kunagi lugema ega kirjutama ning tema elu varased aastad jäid vaikusesse, sest ta ei jätnud endast maha ühtegi kirjalikku ülestähendust. Selle asemel ilmneb see, mida me tema loost teame, alles hiljem, pärast seda, kui ta jõuliselt avalikkuse ette astus ja terve osariigi tähelepanu pälvis. Julge ja pretsedenditu kohtulahingu kaudu ning nagu me peagi näeme, muutis see lahing kõik. 1750. aastate alguses abiellus Peter Hogeboomi tütar Hanna kolonel John Ashley'ga, kes oli Massachusettsi osariigi Sheffieldi linna silmapaistev tegelane. Bett saadeti elama Hanna juurde Sheffieldi majapidamisse orjaks, olles tol ajal tõenäoliselt vaid 7 või 8 aastat vana. Õnneks saame me siiani näha maailma, kus ta elas peaaegu 3 aastakümmet, sest kolonel John Ashley maja, mis ehitati 1735 esindal aastal, seisab tänaseni ja on nüüd muuseum. 2,5-korruseline maja on paljude tubadega ning 18. sajandi keskpaiga standardite järgi oleks seda peetud väga suureks maakoduks. Betti elu siin keskendus maja puhtana hoidmisele, pesu pesemisele ja rasketele käsitsi tehtavatele töödele, mis võtsid palju rohkem aega ajastul, mil polnud pesumasinaid, kuivateid, tolmuimejaid ega muid masinaid. Ashley majapidamises kujunes Bettist kiiresti naine, keda tema orjastajad ei suutnud hirmutada. Hiljem kirjeldati Hannah Ashleyt karmina ning üks kuulus lugu väidab, et ta haaras kuuma labida, et sellega Betti õde Lizzie lüüa. Ka tema oli saadetud elama Ashley majapidamisse, kuid enne kui ta jõudis Lizzit lüüa, astus Bett vahele ja tõkestas tema löögid. Hanna tegi talle sügava haava, mis jättis suure armi, kuid selle asemel, et seda varjata, näitas Bett seda edaspidi avalikult, justkui öeldes majja tulijatele, et proua Ashley oli oma orjade vastu julm. Nendel aastatel sai Bettist ka ema. Tema lapseisa isik on endiselt teadmata, kuid traditsiooni kohaselt läks ta Ameerika iseseisvussõtta ja ei tulnudki enam tagasi. Kui mehed marssisid vabaduse eest võitlema, jäi Bett orjusesse, kasvatades last maailmas, mis keelas temalt isegi kõige elementaarsema õiguse vabadusele. Kuid Sheffieldis kirjutati sõnu, mis muudaksid selle vastuolu peagi võimatuks eirata. Elizabeth elas läbi suuri muutusi Põhja-Ameerikas, samal ajal kui ta elas Ashley majapidamises. Kasvades siin, oleks ta pidevalt kuulnud jutte pikast sõjast prantslastega, mis möllas üle kogu Põhja-Ameerika aastatel 1754–1763.
see konflikt lõppes sellega, et britid haarasid kontrolli ala üle, mida tollal nimetati Uus-Prantsusmaaks. Territoorium, mida me nüüd tunneme Kanadana, samal ajal kui Massachusetts jäi Briti võimu alla. ta oleks kuulnud ka kasvavat pahameelt, mida väljendasid John Ashley ja tema kodus kogunenud külalised, kui nad kaebasid Briti krooni poolt Massachusettsile ja teistele 12 kolooniale, mis ulatusid New Hampshire'ist Georgiani, kehtestatud kasvavate maksude üle. 1773. aasta jaanuaris, kui ta oli tõenäoliselt jõudmas oma 30. eluaastasse, oleks ta näinud ka suurt Massachusettsi maaomanike gruppi kogunemas Sheffieldis Ashley majas, et koostada dokument, mis sai tuntuks Sheffieldi deklaratsioonina. See protesteeris kasvava Briti türannia vastu kolooniates ja ütles, tsiteerin, inimkond on loodusseisundis võrdsed, vabad ja üksteisest sõltumatud ning neil on õigus takistamatult nautida oma elu, vabadust ja vara. Thomas Jefferson parafraseeris neid sõnu, kui ta 3 aastat hiljem kirjutas iseseisvusdeklaratsiooni. Olulise arenguna näib, et Theodore Sedgwick, noor advokaat, koostas suurema osa Sheffieldi deklaratsioonist Ashley majas toimunud koosoleku ajal. Ta ilmub peagi taas Elizabethi loos. Bettile, kui ta kuulis midagi Sheffieldi deklaratsioonist, mis koostati Ashley majas 1773 aasta jaanuaris, ei saanud iroonia märkamata jääda. Mehed, kes väitsid, et kõigil on õigus vabadusele ja loomulikele õigustele, kirjutasid need ülevad fraasid, hoides teda samal ajal ahelais sama katuse all. Vabaduse keel kajas läbi saalide, kuid see ei hõlmanud teda. Kuid järgmistel aastatel otsustas ta proovile panna, kas neil sõnadel oli üldse mingit tähendust. Sheffieldi deklaratsioon oli oluline sündmus, mis eelnes Ameerika iseseisvussõjale. Bostoni tee joomine toimus Massachusettsi teisel poolel 1773 aasta detsembris. Sellele järgnes poliitilise olukorra halvenemine, mis viis sõja puhkemiseni 1775 aasta kevadel. Teine kontinentaalkongress andis Jeffersoni iseseisvusdeklaratsiooni välja Philadelphias 1776 aasta suvel. Ja sellele järgnes kibedalt peetud sõda Suurbritanniaga, mis võideti 1789 aastaks ning lõppes sellega, et Suurbritannia tunnustas Ameerika Ühendriikide iseseisvust 1783. aastal. Uue föderaalriigi loomise osana koostas Massachusetts 1780 aastal oma enda osariigi põhiseaduse. Sellesse oli lisatud järgmine lõik, mis kajastas nii Sheffieldi deklaratsiooni kui ka iseseisvusdeklaratsiooni. Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsena ning neil on teatud loomulikud, olulised ja võõrandamatud õigused, mille hulka võib arvata järgmist. Õigus nautida ja kaitsta oma elu ja vabadust. Õigus omandada, omada ja kaitsta vara. Ning lõpuks õigus otsida ja saavutada oma turvalisust ja õnne. Kõik see viis otsustava vastasseisuni. Elizabeth pööras need ülevad lubadused peagi relvaks, astudes vastu oma orjastajale ja nõudes vabadust, millest oli kogu elu ilma jäetud. 1781. Aastal olles teadlik Massachusettsi põhiseaduse sõnastusest, otsustas Bett esitada vabaduse taotluse tuginedes ideele, et põhiseadus sisuliselt keelab orjuse osariigis. Hilisema jutustuse kohaselt ütles ta Theodore Sedgwickile, advokaadile, kes oli 1773. aastal koostanud Sheffieldi deklaratsiooni, ma kuulsin eile seda paberit ette loetavat, kus öeldi, et kõik inimesed on loodud võrdsetena ja igal inimesel on õigus vabadusele. Ma ei ole rumal loom. Kas seadus ei anna mulle minu vabadust? Sedgwicki pärand orjanduse vastases liikumises on vastuoluline, kuid ta uskus, et orjus on vastuolus uue Massachusettsi põhiseaduse põhimõtetega ning nõustus juhtumit käsitlema. Ei läinud kaua, kuni ta esitas paberit Betty ja teise Ashley majapidamises orjastatud mehe Promi nimel, keda väidetavalt kaasati juhtumise selle tugevdamiseks, kuna naistel olid tol ajal piiratud õiguslikud õigused. Seega algatati 1781 aastal Promi ja Betty kohtuasi Ashley vastu, lootuses saavutada nende vabadus. See avaldaks suurt mõju Massachusettsi seadustele. Promi ja Betty kohtuasja Ashley vastu arutamine algas 1781 aasta augustis Great Barringtoni linnas asuvas maakonna üldkohtus. Sedgwicki kaasadvokaat selles kohtuasjas oli Tapping Reeve, Connecticuti Litchfieldi õiguskooli asutaja, mis oli üks esimesi õigusteaduskondi Ameerikas. Koos peeti neid Massachusettsi osariigi 2 kõige võimekamaks advokaadiks.
Nad väitsid, et uue Massachusettsi osariigi põhiseaduse sõnastus muutis orjanduse institutsiooni osariigis ebaseaduslikuks ning Brom ja Bett tuli vabastada. John Ashley vastas, et nad ei olnud orjad, vaid hoopis majateenijad, kellel polnud kuhugi mujale minna. See oli 18. sajandi lõpus sellistes juhtumites tavaline argument. kohus otsustas Bromi ja Betti kasuks ning mitte ainult ei käskinud Ashley'l nad orjusest vabastada, vaid ka maksta neile hüvitist aastate pikkuse tasuta töö eest. Ja nii oli Bett teinud midagi mõeldamatut. Ta oli võitnud. Sel hetkel sai temast esimene afroameeriklan, kes sai Massachusettsi põhiseaduse alusel oma vabaduse, muutes selle võrdsuse lubaduse elavaks ja vaieldamatuks tõsiasjaks. Pärast seda, kui tema ja Brom oma vabaduse said, pakuti neile tasustatud töökohti Ashley majas. See oli väga tavaline olukord paljudele vabastatud orjadele Ameerikas 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses ning suur osa neist vahetas lihtsalt orjuse majateenija töö vastu väikese palga eest. Kuid Bett keeldus pakkumisest ja läks hoopis tööle Theodore Sedgwicki juurde. Ta veetis üle veerand sajandi Sedgwicki majapidamises ja sai perekonna lähedaseks liikmeks, olles Theodore Sedgwicki ja tema naise Pamela lastehoidja. Just sel ajal hakkas talle külge jääma nimi Mumm Bett. Pärast seda, kui ta 1781 aasta kohtuasjas oma vabaduse võttis ta endale perekonnanime Freeman ning sai sellest ajast alates tuntuks kui Elizabeth Freeman. Sedgwicki laste poolt kasutatud nimi Mumm Bett annab selge ettekujutuse sellest, kui oluliseks osaks perekonnast ta sai. See on pärit Katariina Sedgwickilt, kes oli üks Theodori tütardest ja kellest hiljem sai tuntud kirjanik. Just temalt oleme saanud kõige üksikasjalikumad kirjeldused Mumm Betti elust. Aastal 1853, kui ta ise oli juba vana naine, kirjutas Katariina raamatu pealkirjaga Orjus Uus-Inglismaal, mis avaldati ajakirjas Bentley's Miscellany. Kuigi see kujutas orjandust Massachusettsis ja teistes põhjaosariikides üsna leebes valguses. See on väga väärtuslik allikas Betti elust ja sellest, kuidas ta oma vabaduse võitis. Kui Bett alustas Sedgwickide majapidamises vaba naisena uut elu, avaldasid tema teod mõju Massachusettsi seadustele. Tema juhtum, mis esitati koos Bromiga 1781 aastal, oli üks mitmest 1780. aastate alguse kohtuasjast, milles väideti, et orjus on muutunud ebaseaduslikuks 1780. aasta uue Massachusettsi põhiseaduse alusel. Teised olid 3 eraldiseisvat kohtuasja, mida tuntakse ühiselt kui Quock Walkeri kohtuasjad. Kuigi need kõik puudutasid sama isikut, orjastatud meest nimega Quock ehk Quock Walker. Selle tulemusena sai selgeks isegi neile, kes veel lootsid orjust Massachusettsis säilitada, et see institutsioon elab laenatud ajaga. 1783. aastal, vaid 2 aastat pärast Elizabethi võitu, kuulutas Massachusettsi kõrgeim kohtukohus orjuse osariigi põhiseadusega kokkusobimatuks. Ja kui 1790 aastal viidi läbi esimene föderaalne rahvaloendus, ei olnud Massachusettsis kirjas ühtegi orjastatud inimest. Seega sai Massachusettsist üks esimesi Ameerika Ühendriikide piirkondi, mis muutus vabaks osariigiks. See järgnes Vermonti vabariigile, mis iseseisva riigina 1777 aastal kaotas orjuse oma asutamisel ning Pennsylvaniale, mis kaotas orjuse 1780 aastal. Teisest küljest kulus veel 19. sajandini, enne kui mõned põhjapoolsed osariigid nagu New York orjuse kaotasid. Nii aitas Elizabeth Freemani võit kallutada ajaloo kaalu, muutes Massachusettsi üheks ainsaks kohaks Ameerika Ühendriikides, kus orjus 18. sajandil täielikult kaotati. Aastatel, mil Elizabeth töötas Sedgwicki majas, oli tal teinegi amet. Ta oli kohalik ravitseja, medede ja ämmaemand ning 19. sajandi alguses kogus ta lõpuks piisavalt raha, et osta endale oma maja. Selleks ajaks olid Sedgwicki lapsed suureks kasvanud ja nad ei vajanud enam lapsehoidet. Seega läks ta pensionile ja kolis oma enda koju Cherry Hilli Stockbridge'i linnas. Tema tütar, kellel selleks ajaks olid juba oma lapsed, elas lähedal ning Bett veetis oma hilisemad aastad oma lastelaste ja isegi lapselapselaste läheduses. Ta elas pika elu ja suri Stockbridge'is detsembris 1829. Kuna me ei tea tema täpset sünnikuupäeva, ei saa me öelda, kui vana ta täpselt oli, kuid ta oli oma surma ajal umbes 85 aastat vana ning oli veetnud suurema osa oma elust vaba naisena kui orjana. Mõeldes sellele, mida vabadus tema jaoks tähendas, ütles ta kord: Igal ajal, kui ma olin ori,
kui mulle oleks pakutud 1 minuti vabadust ja öeldud, et ma pean selle minuti lõpus surema, oleksin ma selle vastu võtnud. Kas või ainult 1 minuti seista Jumala maal vaba naisena, ma teeksin seda. ta maeti Sedgwickide perekonna hauaplatsile Stockbridge'is, Massachusettsis, olles ainus mitte Sedgwick, kes sinna maetud. See on tunnistus kohast, mille ta oli välja teeninud peres, kes kunagi aitas tal vabaduse saada. Perekond tähistas tema hauda kirjaga. Elizabeth Freeman, tuntud ka nime all Mam Bett, suri 28. detsembril 1829. Tema oletatav vanus oli 85 aastat. Ta sündis orjana ja jäi orjaks peaaegu 30 aastat. Ta ei osanud lugeda ega kirjutada, kuid oma valdkonnas polnud tal võrdset ega ületajat. Ta ei raisanud ei aega ega vara. Ta ei reetnud kunagi usaldust ega jätnud täitmata ühtegi kohustust. Igas koduses katsumuses oli ta kõige tõhusam abiline ja hell sõber. Hea ema, hüvasti. Umbes 1812 aastal maalis üks Theodori minjadest, Susan Ridley Sedgwick, Bettist õrna akvarellportree elevandiluule, kui Bett oli umbes 70 aastat vana. Tänapäeval säilitatakse seda Massachusettsi ajalooseltsis ning seda peetakse laialdaselt tema ainsaks teadaolevaks säilinud portreeks. 2 sajandi jooksul pärast tema surma on tema lugu saanud keskseks osaks orjanduse kaotamise ajaloos Ameerika Ühendriikides, meenutades, et vabaduse lubadus ei olnud vaid seadusesse kirjutatud, vaid selle nõudsid endale need, kes olid piisavalt julged seda taotlema. 2022 aasta augustis avas Sheffieldi ajalooselts tema auksausamba, tunnustades tema rolli pikal teel vabaduse poole. Sageli nimetatakse teda oma aja Rosa Parksiks. Elizabeth Freemani julgus ei toonud talle ainult isiklikku vabadust. See aitas sütitada liikumise, mis muutis kogu riiki. Orjusesse ja raskustesse sündinud Julia Chin veetis oma lapsepõlve töötades nagu iga teinegi ori. Kuid tema elu muutus, kui ta saadeti Richard Mentor Johnsoni, tõusva poliitiku ja tulevase Ameerika Ühendriikide asepresidendi istandusse. Varsti võttis Johnson Julia oma konkubiiniks, alustades suhet, mis oli ebatavaline, vastuoluline ja väga keeruline. Ta aitas tal majapidamist juhtida ja kasvatas nende lapsi, kuid Johnson ei andnud talle kunagi vabadust. Miks ta siis hoidis teda orjana? Ja miks ta peaaegu ajaloost kustutati? Püüda välja selgitada, kes Julia Chin oli, eriti tema varasemate aastate üksikasju, ei ole lihtne ülesanne. 18. sajandi lõpus peeti demograafilisi andmeid ebatäpselt, eriti nende inimeste puhul, kes sündisid orjusesse. Näiteks teame, et Julia Chin sündis 1790. aastatel, kuid isegi tema juhtiv biograaf suutis sünniaja kitsendada vaid vahemikku 1790 kuni 1797. See on nii täpne, kui olemasolevate tõendite põhjal olla saab. Ühed allikad väidavad, et ta sündis 1790 aastal. Teised allikad väidavad, et ta oli 1812 aastal umbes 15 või 16 aastat vana, mis tähendab, et ta sündis umbes 1796 või 1797 aastal. Samamoodi ei ole tema vanemate ega tausta kohta palju üksikasju teada. Tema ema oli orjastatud naine nimega Henrietta. Arvatakse, et tema isa oli vaba valge mees, kelle perekonnanime ta sai, kuna selles Kentucky piirkonnas elas silmapaistev asunikupere nimega Chin. Siiski on lihtsam kindlaks teha, kes olid Julia orjastajad. Ta sündis Robert Sachs Johnsoni ja tema naise Jemima istanduses Kentucky Bluegrassi piirkonnas, mis tol ajal asus Ameerika Ühendriikide läänepiiril. Johnsonid olid 1770 aastatel ühed esimestest euroameeriklastest, kes kolisid läände Kentucky osariiki. Robert töötas maamõõtja ja maahindajana, aidates kaardistada Kentucky tulevast koloniseerimist. Neil oli palju lapsi, kuid just nende 5. poeg, Richard Mentor Johnson, kes sündis seal 1870 aastal, oli selles loos võtmetähtsusega. Tema sünni ajal ei peetud orjust paljude valgete ameeriklaste seas mitte moraalseks kriisiks, vaid tavaliseks ja isegi vajalikuks institutsiooniks, mis oli tihedalt seotud läänepiirkonna laienemisega, nagu me peagi näeme. Kentuckisse asusid inimesed elama alates 1760. aastatest, liikudes Virginiast läände ning 1792 aastal võeti Kentucky vastu Ameerika Ühendriikide 15. osariigina. Orjapidamine oli siin täielikult seaduslik
ning küsimus, kas uued osariigid peaksid orjust lubama, polnud veel muutunud ägedaks poliitiliseks võitluseks, milleks see 1810. aastatel kujunema hakkas. Vaatamata sellele, et Kentucky oli orja omav põllumajandusosariik istanduste majandusega, sai sellest kiiresti ka osariik, kus elas suurim vaba mustanahaliste elanikkond kogu Ameerika Ühendriikides. See oli sellepärast, et orjad, kes olid saanud vabaduse sellistes kohtades nagu Virginia, olid sageli esimesed, kes kolisid läände, et saada endale väike talu või elada eemal kohast, kus nad olid orjuses olnud. Lisaks sellele elas Juulia ajal siin veel suur põlisameeriklaste elanikkond, hõimud nagu Creek ja Choctaw. See lõi olukorra, kus sotsiaalsed reeglid valgete asunike, mustanahaliste ja põliselanike vahel olid erinevad kui teistes osariikides ning see rasside segunemine mõjutas Juulia elu. Kuigi Juulia sündis orjastatud naise lapsena, polnud ta sugugi puhtalt Lääne-Aafrika päritolu. Tema etnilise päritolu täpsed üksikasjad on siiski vaidluste allikas. Enamik uuringuid väidab kindlalt, et ta oli oktoroon. See on termin, mida kasutatakse tänapäeval sageli inimeste kohta, kellel on vaid 1/8 Aafrika päritolu ning 7/8 Euroopa või Valge Ameerika päritolu. Kuigi Ameerika Ühendriikide kodusõjaeelses ajaloos leidus mõned üksikud sellised juhtumid, oli see äärmiselt haruldane. See ei olnud tegelikult nii Juulia puhul. Kuigi öeldi, et Juulia nahk oli heledam kui paljudel teistel tolle aja orjadel, oli ta tõenäoliselt kõige rohkem kvadroon, mis tähendab, et tal oli vähemalt veerand Aafrika päritolu. Me ei saa ka tegelikult kindlad olla, milline Juulia välja nägi. Kaamerad polnud tema surmaajaks veel kättesaadavad ning 19. sajandist pärit joonistused temast ei pruugi olla täiesti täpsed. Sõltumata sellest, kas Juulia oli peamiselt Euroopa või Valge Ameerika päritolu, koheldi teda nagu iga teist orjastatud last. Tema ema Henrietta sai endale ja oma lastele toitu, mida oli kaugelt liiga vähe selle kurnava töö jaoks, mida neilt oodati. Nad jäid ellu, kasvatades orjade aias väikestes kogustes ube, kapsast ja kartuleid. Kuid nagu paljud orjastatud inimesed, kannatasid nad pideva valgupuuduse ja alatoitluse all. Julia varajasi aastaid iseloomustasid raskused ja puudus, kuid teismeikka jõudes pöördus tema elu selliselt, et tema saatus seoti otseselt mõjukasse Johnsoni perekonda viisil, mida vähesed oleksid osanud ette kujutada. Julia elu ei muutunud teismeas sugugi lihtsamaks. Sel ajal eraldati Julia oma emast ja õest ning ta saadeti elama Richard Mentori, Johnsoni noorema poja majapidamisse. Johnson oli umbes 30-aastane ja juba ambitsioonikas tõusev tegelane Kentucky poliitikas. Ta oli rajanud oma enda majapidamise Blue Springi talus, mis oli suur valduses olev mõis, kus ta elas iseseisvalt. Johnson oli vallaline ja tegelikult ei abiellunud ta kunagi traditsioonilises mõttes. Hiljem räägitu põhjal olevat Johnson umbes 16-aastaselt teinud abielu ettepaneku noorele naisele, kuid tema ema ei kiitnud seda liitu üldse heaks ja survestas teda suhte lõpetama. Mõned lood väidavad, et see juhtum jättis Johnsonile püsiva jälje ning ta vandus, et ei lase enam kunagi oma emal ega kellelgi teisel oma eraelu üle otsustada. Olenemata sellest, kas see tõotus tegelikult anti või mitte, mõjutas see otsus ebatavalist kodust korraldust, mis peagi Blue Spring Farmis välja kujunes. Kui Julia sinna saadeti, sai temast kiiresti tema armuke. Siin kõhkleb kasutamast väljendit, et nad alustasid suhet või midagi taolist, sest ilmselgelt polnud see Julia jaoks alguses vabatahtlik kokkulepe, kuigi nende suhte olemus muutus aja jooksul keerulisemaks. Samuti pole täpselt teada, kui vana Julia selle kõige toimumise ajal oli. Kui ta sündis umbes aastal 1796 või 1797, oli ta vaid umbes 14 aastat vana, kui ta saadeti Richardi juurde elama. Kui ta sündis mitu aastat varem, umbes aastal 1790, oli ta juba jõudmas 20-ndatesse eluaastatesse. Mis on kindlamalt teada, on see, et ta sünnitas tütre nimega Imogen aastal 1812. Varsti pärast seda sündis teine tütar nimega Adeline. Pole kahtlustki, et Richard oli nende kahe tüdruku isa. On selge, et tema ja Julia suhe oli selleks ajaks keeruline. Ta jäi orjaks, kuid on tõendeid, et ta nimetas teda oma naiseks ning tutvustas Imogenit ja Adeline'i vabalt oma tütardena, kui külalised Blue Spring Farmi külastasid. Nad kandsid samuti Johnsoni perekonnanime.
lõpuks korraldas ta neile oma maa andmise, samal ajal kui enamik ajaloolasi peab Richardit ja Juliet lõpuks omamoodi mitteametlikus vabaabielus olevaks, mis jäi tavapäraste seaduslike struktuuride väliseks. Richard Mentor Johnson on tänapäeval peamiselt tuntud selle poolest, et ta oli Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 1837 kuni 1841, kui Martin Van Buren oli president. Kuid tema poliitiline karjäär kestis üle 46 aasta. Ta valiti esmakordselt Kentucky esindajate koja liikmeks aastal 1804. 3 aastat hiljem suundus ta Washingtoni, et esindada Kentuckyt kongressis kui föderaalse esindajate koja liige. Ta hoidis seda ametikohta kuni 1819. aastani, mil tal õnnestus võita valimised Ameerika Ühendriikide senaatorina Kentucky osariigist, millele järgnes 8 aastat tagasi esindajate kojas alates 1829. aastast ja siis tema periood asepresidendina. Kuigi Julia ei elanud nii kaua, et näha Johnsonist saamas asepresidenti, oli tema poliitiline karjäär oluline Julia elutee kujundamisel. Kuna ta ei abiellunud kunagi valge naisega ega alustanud sellist perekonda, mida 19. sajandi alguse standardite järgi oleks peetud tavapärasemaks, ning viibis igal aastal umbes 6 kuud Washingtonis, juhtis Julia sisuliselt Blue Springi farmi Kentuckys. See oli istandusfarm, kus oli palju orje. Julia juhtis seda, ta suhtles töökotjatega, kes ostsid nende toodangut ning ostis majapidamisele ja farmile vajalikke tarbeid. Ta korraldas ja juhtis ka seltskondlikke üritusi, millest paljud tuli korraldada siis, kui Richard naasis Washingtonist Kentuckysse ja kohtus kohalike poliitikute ning ärimeestega. Julia olevat mänginud klaverit väga hästi ning aitas luua sellistel koosviibimistel oodatud peene õhkkonna. Kui Johnson igal aastal taas Washingtoni poliitilist karjääri jätkama lahkus, jättis ta isegi tema hoolde sularaha, mille ta enne lahkumist välja võttis. See oli tolle ajastu orjastatud naise kohta erakordselt suur usaldus. Üks silmapaistev osa Julia tööst Blue Springi talu juhatajana oli Choctaw Akadeemia asutamine talus. See oli internaatkool, mis ehitati talule Põlis-Ameerika poiste jaoks. See tegutses Julia juhtimise all umbes 10 aastat. Mõnes mõttes oli see Julia töö jätk oma tütarde harimisel. Ta palkas kohaliku pastori ja jutlustaja Thomas Hendersoni, et harida Imogenit jäädelini ning hiljem hakkas Henderson õpetama ka koolis. Choctaw Akadeemia seisab osaliselt püsti tänaseni. Kentuckys asuval Blue Spring farmil seisab hoone kest põllul, kuigi põõsad ja puud on ammu läbi seinte tunginud ning katus on enam kui 100 pikkuse hooletuse tõttu suuresti kokku varisenud. Siiski, igaühele, kes elab selles Kentucky piirkonnas, on seal endiselt näha elav osa Julia Jean'i eluloost, mida saab vaatama minna. Kuigi see kõik näib viitavat Julia ja Richardi vahel peaaegu võrdsel suhtel juba 1820. aastateks. See oli palju keerulisem, kui esmapilgul paistab. Näiteks Kentucky kohalik kogukond talus oma kongressmeni ja tema niinimetatud naise ebatavalist liitu, kuid nad kritiseerisid neid selgelt suletud uste taga. Pealegi oli nende suhe väga ebatavaline ja kujundatud tolle rassipiirangute seaduste poolt. Aastal 1815, pärast oma isa surma, sai Johnson Julia täielikuks seaduslikuks omanikuks, kuid ta ei vabastanud teda. Ta jäi seaduslikult orjaks, kuigi Johnson tunnistas avalikult nende tütred omaks ja kasvatas neid nagu enda lapsi. Ajaloolased on oletanud, et Johnson võis vältida Julia vabastamist, sest emantsipatsioon oleks võinud nõrgendada seda, mida üks teadlane kirjeldas kui sidemeid, mis teda temaga ühendasid. Samuti oli tol ajal Kentucky seaduste järgi rassidevaheline abielu keelatud, nii et isegi kui ta oleks Julia vabastanud, poleks nad saanud seaduslikult abielluda. Siiski oli Julial majapidamises mõjuvõimu. Ta korraldas, et tema vend Daniel koos perega toodaks Blue Springi farmi, kus nad elasid mitu aastat, veidi paremates tingimustes. Kuid aastal 1821 müüdi nad maha, tõenäoliselt seetõttu, et Johnson seisis silmitsi kasvavate rahaliste raskustega, püüdes samal ajal oma poliitilist karjääri jätkata. On ka tõendeid selle kohta, et Julia leidis aeg-ajalt, et tal oli raske istanduses distsipliini hoida, arvestades tema seisundit orjastatud naisena. Johnsoni kirjadest selgub, et ta käskis oma valgetel töötajatel alluda Julia autoriteedile, kuid ajaloolased märgivad, et mõned orjastatud põllutöölised eirasid tema käske ning naabruses elavad mehed ei olnud valmis sekkuma, kui ta palus nende abi karistamisel. Aastal 1833 suvel jäi Julia raskelt haigeks, kui koolera levis üle Ameerika kesklääne.
Huulerat tunti 19. sajandil kui sinist surma, sest see levis suurte lainetena üle Euroopa ja siis Ameerikasse aastatel 1810–1890, tappes miljoneid inimesi. See hõlmas ka koolerapuhangut Choctaw Akadeemias, kus paljud õpilased jäid haigeks. Nädalate kaupa hooldas Julia lapsi, aidates neil terveneda, kuid lõpuks nakatus ta ise sellesse haigusesse. Ta suri selle tagajärjel ja oli üks paljudest ohvritest 1830-ndatel, mis oli selle haiguse jaoks kõige surmavam periood. Me ei saa olla kindlad, kui vana ta surres oli. Ta oli kas oma 40-ndate alguses või 30-ndate lõpus. Ka tema matmispaik on teadmata. Pärast Julia surma leinas Richard väidetavalt sügavalt. Järgnenud aastatel alustas ta suhet teise orjastatud naisega istanduses. Kui naine hiljem ta teise mehe pärast maha jättis, lasi Joonas ta kinni võtta ja oksjonil maha müüa. Seejärel alustas ta sarnast suhet tema õega, kes oli samuti orjastatud. Julia lugu unustati paljudeks aastakümneteks. Tegelikult tuleks seda nimetada hoopis varjamiseks. Aastal 1836 toimunud presidendivalimiste ajal oli Richardi eraelu ja tema skandaalne suhe orjanaisega palju negatiivset tähelepanu pälvinud. Näiteks levisid lendlehed, mis ründasid Richard Mentor Johnsonit tema suhte pärast Julia Chinniga ning nende 2 tütre pärast. Ühes 1836 aasta karikatuuris on Johnson kujutatud koos oma mõlema tütrega, kellest üks hoiab käes Chinni portreed. Kunstnik tumendas meelega Chinni ja tüdrukute nahatooni, et suurendada rassilist häbimärgistamist ja teda avalikult naeruvääristada. Siiski, hoolimata tema isikliku elu ümbritsenud vastuoludest, valiti Richard Mentor Johnson asepresidendiks Martin Van Bureni kõrval. Aastal 1850 tegutses Johnson endiselt poliitikas, kuid selleks ajaks oli tema füüsiline ja vaimne tervis juba halvenemas. Ta suri insuldi tagajärjel 19. novembril 70-aastaselt. Ta maeti Frankfurdi kalmistule Frankfurdis. Tema tütred Juliaga olid saanud kaasavaraks suured talud ja abiellunud valgete meestega, kuid nad ei saanud tema testamendist midagi. Pärast tema surma näib, et 2 tema venda, kes tol ajal veel elasid, John ja Henry Johnson, hävitasid Richardi dokumendid ja muud kirjed. Tõenäoliselt oli siin 2 motiivi. Esiteks soovisid nad kustutada kõik mälestused Richardi vastuolulisest suhtest ja 2 tütrest, kes tal olid Juliaga. Teiseks, kuigi Richard ei olnud oma surma ajal ülemäära rikas mees, jättis ta siiski piisavalt suure päranduse, et tema 2 venda tahtsid selle endale saada, selle asemel, et see läheks Imogenile, kes oli veel elus aastal 1850. Nad leidsid kohtuniku, kes oli valmis neid aitama, et Richardi segarassist tütar ei päriks tema maid. Kohus kuulutas, et tal ei olnud elus abikaasat, lapsi, isa ega ema ning seega kanti võltsitud testament ametlikku registrisse. Kui Richardi dokumendid hävitati ja tema valdused läksid vendadele ja nende peredele, vaikiti Julia Chinni lugu mõnevõrra maha. See kestis kuni 20. sajandi lõpuni, mil ühes väljaandes tehti möödaminnes viide Ameerika Ühendriikide asepresidendile ja tema orjastatud abikaasale. Need viited äratasid viimastel aastatel mitmes uurijas piisavalt huvi, et tema elust ja ajastust on avaldatud mitmeid uurimusi, sealhulgas täispikk elulooraamat, mille autoriks on Amrita Chakraborty Myers. Nii ongi Julia Chinni, asepresidendi orjastatud abikaasa lugu unustuses taas esile toodud. Kuigi suurem osa Blue Springi farmist on kadunud, on kohalike muinsuskaitsjate pingutused Choctaw Akadeemia säilinud kiviehitise stabiliseerimiseks aidanud tagada, et vähemalt osa paigast, kus ta elas ja töötas, jääb püsima. Sel moel avastatakse ja meenutatakse Julia Chinni mälestust, mis oli kunagi ajaloost peaaegu täielikult kustutatud, üha uuesti. Joyce Heath oli orjastatud afroameeriklanna, kes elas väidetavalt 161-aastaseks. Aastal 1835 näidati teda avalikkusele ja inimesed tulid kaugelt ja lähedalt teda vaatama, mitte ainult tema kõrge vanuse tõttu, vaid ka sellepärast, et ta oli olnud George Washingtoni teenija. Washingtoni lapsepõlve hoidja. Tema lood väikesest George'ist kinnitasid tema väiteid, kuid tema lahke ja jutuka isiksuse taga oli mees, kes teda ära kasutas, isegi pärast tema surma. Liitu minuga, kui uurime tema lugu. Aastal 1835 sügisel ja varatalvel oli kogu Uus-Inglismaa ja New Yorgi jututeemaks naine nimega Joyce Heath.
Heat oli näituse keskpunkt, mida viidi ringi Massachusettsis, Connecticutis ja teistes osariikides. Näitus kuulus ühele Phineas Taylor Barnumile, 20. eluaastates mehele, kes oli tol ajal maailmale veel üsna tundmatu, kuid peagi tuntuks saanud kui P.T. Barnum, maailma suurim showmees. Barnumi etendus aastal 1835 oli tagasihoidlik võrreldes teatrite ja tsirkustega, mida ta hilisematel aastatel juhtima hakkas. Selles varajases ettevõtmises oli tal ainult üks eksponaat, vana naine nimega Joyce Heath. See ei pruugi kõlada eriti huvitavalt, kuid Heat oli väidetavalt väga vana. Tegelikult oli Heat nii vana, et ta väitis end olevat olnud George Washingtoni, Ameerika iseseisvussõja suure kangelase ja Ameerika Ühendriikide esimese presidendi amm. Need, kes tulid Heati külastama Uus-Inglismaale tol sügisel ja varasel talvel. Või kes olid näinud tema debüüti Nibeli aias New Yorgis paar nädalat varem, olid lummatud tema lugudest väikese George'i kohta ja sellest, kuidas ta teda 100 aastat varem Virginias kasvatas. Et seda paremini mõista, George Washington sündis Virginias 1732 aasta kevadel, 103 aastat enne seda, kui Barnum hakkas Heathi näitama. Arvestades, et ammad olid tavaliselt naised vanuses 20–40, siis kui Barnumi väiteid uskuda, oleks Heath pidanud olema vähemalt 120 aastat vana. Siiski, mingil põhjusel liialdas Barnum veelgi, väites, et Heath sündis aastal 1674 ja oli 161 aastat vana. See oli veidi kummaline väide, arvestades, et see oleks tähendanud, et ta oli Washingtoni ammana tegutsedes 50. eluaastates naine. Võib-olla arvas Barnum, et see number tõmbab rohkem publikut. Igal juhul pani see kindlasti paljusid tema väidetes kahtlema. Heat sai peagi sensatsiooniks. Teda reklaamiti kui maailma kõige hämmastavamat ja huvitavamat kurioossumit. Üks, kes oli olnud ori Augustine Washingtoni, George'i isa juures ja kes hoolitses asutajaisa eest 1730. ja 1740. alguses. Ja mõnda aega teenis Barnum tema näitamisega palju raha ja sai palju ajakirjanduse tähelepanu. Aga see ei kestnud kaua. 19. veebruaril 1836, pärast vaid mõnekuulist meediasensatsiooni, suri Heat New Yorgis. Heati surm viis sündmuseni, mis paradoksaalsel kombel tõestas, et Barnum oli tema tausta kohta valetanud, kuid samal ajal andis see tõuke tema karjäärile showmehena. Kui vana amm oli surnud, otsustas Barnum proovida ära kasutada kuulsust, mille ta eelmisel aastal oli omandanud. Seetõttu palkas ta arsti nimega David L. Rogers, et see teeks tema surnukehale lahkamise ja kinnitaks, et ta oli tõepoolest üle 100 aasta vana. Siiski ei kinnitanud Rogers Barnumi pööraseid väiteid. Selle asemel väitis ta, et tegemist oli naisega, kes oli 70. lõpus või varastes 80. eluaastates. Ja mitte erakordne 100-aastane, nagu Barnum oli väitnud. Kuigi lahkamine ja sellele järgnenud avalik tähelepanu oleksid võinud Barnumit hävitada, oli ta mees, kes mõistis, et halba reklaami pole olemas. Ta oli juba avalikkuse huvi äratanud, küsides umbes 1500 külastajalt $5 suuruse tasu, mis tol ajal oli märkimisväärne summa, et nad saaksid osaleda lahkamisel 19. veebruaril 1836. Isegi pärast seda jätkas ta avalikkuse huvi tekitamist, levitades pööraseid lugusid. Et Rogers oli tegelikult teinud lahkamise hoopis teisele inimesele ning et Heath oli elus ja terve ning reisis Euroopas ringi. Odavad ajalehed ei saanud sellest küllalt ning nagu näete, aitas see Barnumi karjääri käivitada. Kurb tõsiasi oli aga see, et Joyce Heath oli surnud. Tema lahkamine näitas, et ta oli tõenäoliselt sündinud kusagil 1750-ndatel, kui Washington astus täiskasvanu ikka. Kui Joyce Heath ei olnud see, kelleks Barnum teda nimetas, siis kes ta oli? Tegelikult teame päris Joyce Heathi kohta väga vähe. Kuid olemasolevaid tõendeid on piisavalt, et tema elust mõned üldised üksikasjad kokku panna. Ta sündis ilmselt kuskil 1750. aastatel.
tema sünnikoht on teadmata, kuigi me võime peaaegu kindlasti kõrvale heita tolleaegse väite, et ta pärines Ida-Aafrika rannikul asuvalt Madagaskari saarelt. Tõenäolisem on, et ta pärines orja perekonnast mõnes lõunaosariigis. Kõige tõenäolisemad Virginias, Carolinades või Georgias. Arvestades tema sünniaega, ei ole aga olemas ühtegi dokumenti, mis seoks teda Washingtoni mõisaga Mount Vernonis. Esimesed suuremad ülestähendused tema kohta ilmuvad alles siis, kui ta oli juba üsna eakas ja orjastatud Kentuckys. 1835. Aasta alguses sai Barnum vihje tema kohta ühelt Kentucky showmehelt nimega R.W. Lindsay. Seejärel läks ta teda külastama ja leidis väga vana naise, kes oli täiesti pime, paksude hallide juustega, väikest kasvu, küüned meenutasid küüniseid ning nägu oli vana ja kortsuline. Kuid kõige kummalisem oli see, et Heath, kes kannatas peaaegu kindlasti kaugele arenenud seniilsuse ja mälukaotuse all, oli väga jutukas ning talle meeldis oma külalisi lõbustada lugudega sellest, kuidas ta hoolitses oma kalli väikese George'i eest. Kes see George'i oli, on endiselt vaieldav, kuid Barnum korraldas kiiresti Heathi rentimise. Kuna 1830ndate keskpaigaks ei tohtinud ta vaba põhjaosariikides orja osta. Ta koostas ka võltsitud müügikirja, mis väidetavalt pärines 18. sajandist ja sidus ta Washingtoni perekonnaga. Sellega suundus Barnum New Yorki, et näidata seda, mida ta nimetas George Washingtoni imetavaks amandaks. Kui me uurime sündmusi aastast 1835 ja võtame arvesse, kes Joyce Heth tegelikult oli, saab täiesti selgeks, kui alatu oli Barnumi käitumine, kui ta püüdis teda maailmale esitleda kui George Washingtoni 161 aastast imetavat amandat. Ta ei võtnud mitte ainult seda haavatavat orjastatud eakat naist ja esitanud teda atraktsioonina raha teenimiseks, vaid ta ka koormas teda ülemäära tööga. Tema populaarsuse tipul aastal 1835. Barnum näitas seda pimedat 80-aastast naist 6 päeva nädalas üle 12 tunni päevas. Inimesed võisid tal kätt suruda, pulssi katsuda ja teda puudutada, kuni see oli sobilik, kohtledes teda mõnevõrra nagu looma. See kestis umbes 7 või 8 kuud ja ta pistis kõik kasumi endale taskusse, mille suuruseks arvatakse olevat üle $1500. Tol ajal korralik summa, mis tänapäeval oleks umbes $50,000. Barnum painutas ka tolle aja orjapidamise reegleid, rentides Hethi tema Kentucky omanikult, osariigist, kus orjus oli endiselt lubatud, ja viies ta Põhjavabariikidesse, kus orjus oli ebaseaduslik. Aga sisuliselt oli ta ära ostnud ja reisis ebaseaduslikult orjaga mööda New Yorki ja Uus-Inglismaad ringi. Levisid kuulujutud täiendavast väärkohtlemisest. Näiteks räägib üks lugu, et Barnum andis Hethile alkoholi ja lasi tal viimased hambad välja tõmmata, et ta näeks välja ehtsama 161-aastasena, mis iganes üks 161-aastane inimene peaks välja nägema. Pole selge, kas see lugu on tõsi või mitte ja on võimalik, et Hethil polnud juba siis ühtegi hammast, kui Barnum temaga esimest korda kohtus. Kuid juba ainuüksi see, et selline lugu sai tekkida, näitab, kuidas Barnum väärkohtles vanemaid naisi, kes ei suutnud isegi enda eest hoolitseda. Samuti süüdistavad paljud Barnumid Hethi surmas, tuues välja, et ta oli kurnava graafiku tõttu nõrgaks jäänud, mis viis ta varajase hauani. Nii julm kui Barnumi käitumine Joyce Hethi suhtes ka polnud, pole kahtlustki, et kogu see juhtum andis tema karjäärile hoo sisse. Vahetult pärast Hethi lahkamist asutas Barnum Barnumi suure teadusliku ja muusikalise teatri. See saavutas vahelduva eduga kuni 1837, aasta paanikani. Finantskraah, mis viis majandusliku stagnatsioonini 1830ndate aastate lõpus. Aga kui inimestel oli taas raha taskus 1840ndate aastate alguses, tulid nad massiliselt. Barnumi viimasesse ettevõtmisse, Scuderi Ameerika muuseumisse, kohta, kus Barnum eksponeeris igasuguseid inimesi, keda tol ajal peeti füüsilisteks anomaaliateks, kääbuseid, albiinosid, hiiglaslikkusega inimesi ja teisi eripäradega isikuid.
see oli pika karjääri algus, mille jooksul mees, kellest sai tuntud kui maailma suurim showmees ja kes asutas Barnumi ja Bailey tsirkuse, teenis suuresti oma rikkuse õnnetute ärakasutamisega. Inimeste nagu Joyce Heth, kellega see kõik alguse sai 1830. aastate keskel. Huvitaval kombel on Barnumi mainet sageli tänapäevalgi veel üles puhutud. Eriti läbi 2017 aasta filmi Suurim showmees, mis jättis tema elu, karjääri ja iseloomu ebameeldivad küljed täielikult tähelepanuta. Joyce Heth maeti pärast lahkamist Barnumi kodulinna Bethelisse, Connecticutis. Ta väitis, et see tehti austusest, kuid see jätab tähelepanuta kõik tema senised teod. Hiljem kujunes Barnumist veendunud orjanduse vastane võikleja ning tema Hethi ärakasutamine sai talle suureks piinlikkuse allikaks. Ta kirjutas sellest lühidalt oma 1869. aasta mälestustes väljendades, et kõige vähem vääris minu pingutusi etenduste alal just see, mis mind sellesse ärisse tõi. Ta lisab, et see polnud mingil moel minu enda välja mõeldud skeem, vaid midagi, mis oli juba mõnda aega avalikkuse ees olnud ja millel oli nii palju kinnitajaid. Selle ehtsusesse uskusin ma seda üle võttes ausalt, et see ongi ehtne. P.T. Barnum vähendab suuresti Hethi tuuri tähtsust ja väldib lahkamise üksikasjadesse laskumist, nimetades seda lihtsalt tumedaks teemaks, mis on saladuselooriga kaetud. Tänapäeval on tema mälestus taastatud kui midagi enamat kui pelga kurioosumina, mida P.T. Barnum kasutas oma karjääri ülesehitamiseks. Eriti väärib esiletoomist Harriet A. Washingtoni uurimistöö tema raamatus Meditsiiniline apartheid, mis tõi esile selle, kuidas meditsiinilised katsetused afroameeriklaste peal jätkusid 19. sajandi Ameerikas isegi siis, kui orjus hakkas lõppema. Ja Benjamin Reesi uurimistöö 19. sajandi Ameerika Ühendriikide meelelahutustööstuse rassisuhetest on toonud esile selle, kuidas Hethist sai ohver mehe käe läbi, keda liiga sageli peetakse oma ajastu suurimaks showmeheks. Tere kõigile! Täna uurime Biddy Masoni elu, kes oli orjuses sündinud afroameerika naine ja kellest hiljem sai üks California rikkaimaid naisi. Tema uskumatu elu võtab kokku nii orjuse kaotamise kui ka Ameerika Ühendriikide laienemise läände 19. sajandil. Liituge minuga, kui uurime tema lugu. Biddy Masoni arvatakse olevat sündinud 15. augustil 1818 Georgia osariigis Hancocki maakonnas, kuigi me ei saa nendes üksikasjades kindlad olla. Sünnihetkel pandi talle nimeks Bridget, kuid nooruses hakati teda kutsuma Biddyks ning ta jäi selle nime juurde kogu oma elu. Biddy sündis orjuses, kuna Georgia, mis asub Ameerika lõunaosas, oli tol ajal veel orjapidajate osariik ja jäi selleks veel ligi 50 aastaks. Mis veelgi hullem, nooruses eraldati Biddy oma vanematest ja müüdi Georgia istanduse omanikule Robert Smithsonile. Kuigi tema noorus ja tegelikult suur osa tema varasest täiskasvanueast olid rasked ja möödusid orjuses, õppis ta selle aja jooksul palju oskusi, mis võimandasid tal hiljem elus edukas olla. Näiteks Robert Smithsoni istanduses, kes oli ta ostnud tema esialgselt omanikult 1820. aastatel. Ta õppis palju loomakasvatuse ja põllumajanduse kohta. Samuti õpetasid teised seal orjastatud inimesed talle rahvameditsiini kohta, mis oli toodud Aafrikast Ameerika Ühendriikidesse ja mida oli põlvest põlve edasi antud. Nendel aastatel õppis ta ka ämmaemanda oskusi. Aastal 1836 anti Biddy kas pulmakingiks või müüdi Robertile ja Rebecca Smithile, noorele paarile, kellel oli istandus lääne pool Mississippi osariigis. Ta veetis seal järgmised 10 aastat oma elust, mille jooksul tal sündis 3 last, kõik tütred. Ellen sündis 1838 aastal, Minerva 1844 aastal ja Harriet 1847 aastal. On spekuleeritud, et tema orjapidaja Robert Smith oli nende laste isa, kuid selle kinnitamiseks puuduvad lõplikud tõendid. 1847. Aastal saabusid Mississippisse mõned mormooni missionärid, et hakata kohalikke pöörama uude viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse, mida sageli tuntakse mitteametlikult LDS kiriku või mormoonide kirikuna. Selle asutas Joseph Smith New Yorgi osariigi lääneosas 1820. aastatel.
pärast seda, kui ta väitis, et on kogenud mitmeid jumalikke ilmutusi ning kirik kasvas järgnevatel aastatel märkimisväärselt. Kui nad seda tegid, hakkasid nad liikuma lääne poole, et leida Ameerika Siion Ameerika Ühendriikide piirialal. 1840-ndateks olid neil eelpostid Illinoisi, Ohio ja Missouri osades, kuid kiriku tugevnemine nendes piirkondades tekitas ka vastuseisu ning 1844 aastal Smith hukkus Illinoisis toimunud rahutustes. Sellegipoolest jäid tema järgijad eesmärgile kindlaks ning mormoonide rühmad liikusid järgmistel aastatel edasi lõuna ja lääne suunas, otsides uusi pöördunuid. Ja just üks selline mormoonide rühm saabus Smithi istandusse Mississippis aastal 1847. Mitte kaua pärast seda, kui mormoonide missioon Mississippisse jõudis, pöördus Robert Smith LDS kirikusse ning otsustas seejärel kolida Utah'sse, kuna mormoonide kiriku juhid olid sinna suundunud, et rajada uus piiriala kogukond. Ta võttis kaasa oma pere ja orjad, sealhulgas Biddy ja tema 3 tütart. Seal oli Joseph Smithi järglane kiriku juhina Brigham Young juhtinud oma rahva Salt Lake'i orgu ning nad hakkasid rajama asulat, millest sai mormonismi süda, Salt Lake City. Just siia suundusid Smithid ja laiem karavan, mille osa nad olid aastal 1847. Nad ületasid Colorado 1848 aastal ja jõudsid Utah'sse. Tee peal olid Biddy meditsiinilised oskused väga kasulikud ning ta oli karavani lahutamatu liige. Kui nad lõpuks Utah'sse jõudsid, asusid Smith ja tema grupp elama Cottonwoodi linna, mis asub Salt Lake Cityst mitte kaugel. Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik ei olnud orjanduse vastane usuline ühendus. Tõepoolest, Brigham Youngil oli selgelt vastumeelsus afroameeriklaste suhtes ning orjus oli lubatud Salt Lake City's ja ümbritsevates asulates. Siiski tegi Brigham Young 1851 aastal otsuse, mis esmapilgul avas Biddy'li võimaluse oma vabadust saada. Juba 1848 aastal omandasid Ameerika Ühendriigid Mehhiko-Ameerika sõja rahulepinguga tohutu territooriumi, mis ulatus Texasest kuni Vaikse ookeanini. See hõlmas piirkonda, mida mehhiklased tundsid kui Alta California, kuid mis sai kiiresti Ameerika Ühendriikide osariigiks California. Samuti avastati 1848 aastal Californias ulatuslikke kullasoone ning kui uudis sellest levis, hakkas 10 000 kullakaevurite ja teiste seiklejate massiline vool läände Californiasse. 1849 aasta kullapalavik ja sellele järgnenud aastad tõid kaasa osariigi väga kiire arengu ning Brigham Young soovis, et viimse aja pühade kirikul oleks Californias oma kohalolek. Seetõttu saatis ta 1851 aastal missiooni edelasse, Californiasse, San Bernardino linna. Ta juhendas neid, kes sellele teekonnale läksid, et kui California võeti 1850 aastal Ameerika Ühendriikide 31. osariigina liitu, siis tehti seda vabariigina. Seetõttu ei saanud orjastatud inimesi selles osariigis omada ning kõik, kes tõid oma orjad Utah'st Californiasse, andsid neile sisuliselt vabaduse. Seega, kui Robert Smith otsustas koos oma pere ja orjadega Californiasse missioonile minna, näis, et Biddy saab peagi vabaduse, kuid Smithil olid teised plaanid. Robert Smith ei vabastanud oma orje Californiasse jõudes ning paljud orjastatud inimesed nagu Biddy ei teadnud üldse, et neil oli osariiki sisenedes õigus vabadusele. Veelgi enam, 18. sajandi 50. aastate alguses olid California võimud üldiselt vastumeelsed orjapidajate vastutusele võtmisel, kes sisenesid osariiki orjadega ega vabastanud neid. Seetõttu jäid Biddy ja tema tütred Californiasse saabumise järel veel mitmeks aastaks orjusesse. 1855. Aastad hakkas üks Biddy tütardest, Ellen, kohtuma vaba mustanahalise mehega nimega Charles Owens. Just Owensilt sai Biddy teada, et California seadus oli orjuse keelanud ning et tal oli õigus seaduslikult vaidlustada enda ja oma tütre jätkuv orjaseisus Robert Smithi omanduses. Seejärel aitas Owens tal esitada sellekohase avalduse Los Angelese maakonna kohtusse. Biddyl ei lubatud enda eest ise rääkida, kuid kuna tema orjastaja Robert Smith ei ilmunud kohale, otsustati anda Biddyle ja tema 3 tütrele vabadus vastavalt California seadusele. Nii lükati kohtuasja arutamine edasi 1856 aasta jaanuaris
kui Pidi oli umbes 38-aastane. Sel hetkel otsustas Pidi võtta endale perekonnanimeks Mason. See oli olnud ühe San Bernardinos elanud mormooni Amasa Laimani keskmine nimi, kelle heaks Pidi oli mõnda aega töötanud ja keda ta pidi austama. Kui ta 1856 aastal endale ja oma tütrele vabaduse võitis, kolisid Pidi ja tema tütred elama Owensite perekonna juurde, kes olid aidanud tal oma kohtuasja edasi kaevata ning tema tütar Ellen abiellus peagi Charles Owensiga. Pidi leidis tööd medõena, kasutades hästi ära meditsiinilisi oskusi, mille ta oli omandanud Georgias üles kasvades. Ta saavutas selles ametis kiiresti edu, kuna Californiat laastas 1850. aastate lõpus rõugepuhang. Ja 1860. aastate alguses, samal ajal, kui tema ämmaemanda oskused olid pidevalt nõutud. Mason elas kokkuhoidlikult ja säästis sel ajal oma raha. Aastaks 1866 oli ta piisavalt raha säästnud, et osta endale maja Los Angelese Spring Streetil $250 eest. See oli odav hind, kuna Spring Street asus tol ajal Los Angelese äärealal, kuid linna kiire laienemisega muutus see asukoht kesklinnale lähemaks. Selle ostuga sai Pidist üks esimesi mustanahalisi naisi, kes Californias kinnisvara omas, ja peagi kuulus talle veelgi rohkem vara. Sama kokkuhoidlikkus, mida ta näitas oma esimestel vabadusaastatel, jätkus ka 1870-ndatel. Ja Pidi hakkas kogutud raha kasutama, et osta odavat kinnisvara linna äärealadel, mille ta mõne aasta pärast müüs suure kasumiga, kuna kinnisvara väärtus Los Angelese ümbruses jätkas tõusmist. 1880-ndate alguseks oli tal kogunenud märkimisväärne varandus ning ta kasutas seda äriehitiste püstitamiseks linnas, mida ta seejärel välja rentis kontoripindadena. Tänu sellele teravale ärivaistule ja tema oskustele California kinnisvaraturul oli Pidi Madison naine, kes sündis orjana Georgias 70 aastat varem, 1880-ndate lõpuks kogunud varanduse, mille väärtuseks hinnati umbes $300,000. Tänapäeva rahas ligikaudu $10 miljonit. Pidi tegevus ulatus kaugemale tema ärilistest huvidest. Aastal 1872 asutasid tema ja tema väimees Charles Owens koos Los Angelese esimese Aafrika metodisti episkopaalkiriku haru, mis oli esimene afroameeriklaste kirik Los Angeleses. Koosolekud, kus kiriku asutamist planeeriti ja korraldati, toimusid Masoni kodus Spring Streetil. Maa, millele kirik ehitati, annetati samuti otse tema poolt. Masonit hinnatakse tänapäeval laialdaselt ka tema filantroopia ja heategevuse eest. Näiteks omistatakse talle olulist rolli esimese algkooli asutamisel linnas afroameerika lastele. Kui tema isiklik varandus seda võimaldas, tegi ta ka märkimisväärseid annetusi kohalikele heategevusorganisatsioonidele ja erinevatele eesmärkidele. Mõned neist tegevustest on üsna silmapaistvad. Näiteks külastas Mason sageli oma piirkonna vanglas viibivaid kinnipeetavaid, et uurida, kuidas neile saaks õigusabi pakkuda. 18. sajandi 80-ndatel aastatel, kui Los Angeles tabasid rängad üleujutused ja tuhanded inimesed jäid hätta, avas Mason mitmes toidupoes oma nimel arved ning maksis nende kaudu üleujutuse ohvrite ostude eest veel mitu nädalat pärast seda. Lõpuks muutis Mason oma hilisematel aastatel oma kodu sisuliselt lastekoduks ja hooldekoduks abivajajatele. Inimesed käisid siin iga päev, et saada oma vaesusele leevendust, ja kui Piti tervis halvenes ning ta ei suutnud enam neid värava juures vastu võtta, tõi tema lapselaps nad majja, et nad saaksid temaga kohtuda. Pole ime, et kõige selle tõttu hakati Piti Los Angelese afroameerika kogukonnas kutsuma vanaema Masoniks. Mason suri 15. jaanuaril 1891, 73 aasta vanuselt Los Angeleses. Kuigi temast oli saanud oma kogukonnas lugupeetud isik, nii oma heategevuse kui ka usulise tegevuse tõttu, maeti ta siiski tähistamata hauale Evergreen kalmistul, mis asub linna Boyle Heightsi piirkonnas. Alles peaaegu 100 aastat hiljem tunnustati tema panust varajasesse California ajalukku, kui tema hauale püstitati suur hauakivi 1988. aastal. Aasta hiljem korraldas California Afroameerika muuseum näituse tema elu auks
ja kuulutas 16. novembri 1989 Biddy Masoni päevaks. täna kannab Los Angeleses tema auks nime Biddy Masoni mälestuspark. nii toodi Masoni tähelepanuväärne lugu sajand pärast tema elu laiemalt avalikkuse ette. 1855. Aasta alguses sai kogu Ameerikas sensatsiooniks ühe näiliselt valge 7-aastase tüdruku foto. tema nimi oli Mary Mildred Williams ja ta oli just Virginias orjusest vabastatud. selle pildi taga oli senaator Charles Sumner, kes lootis selle abil kogu riigis pahameelt sütitada ja orjanduse vastast liikumist edendada. Aga kes oli see tüdruk ja kuidas ta sattus Ameerika lõunaosariikidesse orjusesse? Tüdruk, kelle foto Charles Sumner levitas 18. sajandi 50. aastate keskel üle Ameerika, oli Mary Mildred Potts, kes sai hiljem tuntuks kui Mary Mildred Williams. tema lugu on omapärane, mis rõhutab rassisuhete ja orjanduse poliitika kummalist olemust Ameerika kodusõja eelõhtul. ta sündis orjuses Virginia osariigis Williami maakonnas Washingtoni küla lähedal. Täpset osariiki ei ole teada, kuid me teame, et ta sündis aastal 1847. Arvatakse, et Mary isa oli Seth Potts. ta oli orjastatud mees keerulise sugupuuga. Pole täiesti kindel, kes oli tema enda isa, kuid tundub tõenäoline, et see oli keegi Pottsi perekonnast. Sama perekond, kes teda orjastas. Paljud Pottsi perekonna liikmed olid 19. sajandi Virginias silmapaistvad poliitikud. Näiteks John Potts oli Ameerika Ühendriikide esindajate koja liige aastatel 1846 kuni 1850. Kuid nagu näete, on vaidlusi selle üle, kas Seth Potts oli tegelikult Mary bioloogiline isa. Mary ema oli Elizabeth Nelson. ta oli oma orjastaja tütar ja sündis Powers Runi piirkonnas Virginias aastal 1822. tema isa oli Thomas Nelson, nii et Elizabeth kasvas üles omaenda isa orjana. Kui ta oli 20. eluaastates, kohtus ta Sethiga ja nad abiellusid peagi. Neil sündis esimene laps, poeg nimega Oscar, aastal 1845. 2 aastat hiljem sündis Mary ja teine tütar nimega Adelaide, sündis aastal 1849. Aga Sethi ja Elizabethi tütardes oli midagi ebatavalist, mis hiljem kogu rahvast paelus. Kuigi nende vanemad olid mõlemad orjad, nägid Mary ja Adelaide täiesti valged välja. Sosinad kasvasid, kuulujutud levisid ja küsimused kerkisid esile. Kas sees need olid tõesti Sethi lapsed? Või oli nende heleda naha taga peidus mingi varjatud lugu ja ehk ka mõni teine salapärane isa? Võiks arvata, et Seth Potts hakkas üsna varakult kahtlustama, et Mary ja Adelaide ei ole tema bioloogilised tütred, arvestades nende heledat nahatooni. Enne Ameerika kodusõda oli lõunaosariikides traagiliselt tavaline, et orjapidajad kasutasid orjastatud naisi ära, saades sageli lapsi, kes ei sarnanenud sugugi oma seaduslikele isadele. Orjastatud naisi võidi aeg-ajalt ka teise majapidamisse laenata ning loomulikult võis nende omanik sageli vahetuda. Just nii juhtuski Elizabethiga aastal 1846, aasta enne Maarja sündi. Elizabethi isa Thomas Nelson suri 1845 aasta lõpus ning tema koos ema ja õdedega läksid oma isa õemehe J.C. Weedeni omandusse. Nii hakkas ta juba 1846 aasta alguses oma surnud sugulase orje enda valdusse võtma. Just sel perioodil sündisid Maarja ja Adelaide, mõlemad nii heleda nahaga, et neid oleks võinud kergesti valgeteks pidada. Arvestades ajastust ja nende välimust, arvasid paljud, et Weeden on nende isa, kuid tõde oli veelgi keerulisem. Seth Potts võis tõepoolest olla segaduses, kas ta oli Maarja ja Adelaide'i isa või mitte, ja see on mõistetav. Ta jätkas aeg-ajalt Elizabethiga kohtumist ka pärast seda, kui naine lahkus Nelsoni talust, ja nende kohtumiste ajastus võis langeda kokku nii Maarja kui ka Adelaide'i eostamisega. Orjuse vereliinide dünaamikas polnud sellised ebakindlused haruldased. Lisaks oli Maarja ema Elizabeth Nelson samuti väga heleda nahaga. Tolle aja rassilistes klassifikatsioonides oleks teda tõenäoliselt nimetatud kvadrooniks või oktooroniks, terminid, mida kasutati tolle ajastu pseudosteaduslikus rassiarvestuses. Et märgistada kedagi vastavalt 1/4 või 1/8 ulatuses mustanahaliseks ja valdavalt valgenahaliseks.
tema isa, Thomas Nelson, oli valgenahaline, samal ajal kui tema ema oli segarassiline. veel kaugemale tagasi minnes hõlmas Elizabeth esivanemad märkimisväärset osa valgete kolonistide päritolust, mis 19. sajandi ühiskonna silmis kaalus üles tema Aafrika päritolu. lisaks sellele oli Seth Potts samuti segarassiline ori, vaba valge mehe sohilaps. arvestades tema enda keerulist päritolu, muutub arusaadavamaks, miks Maarja ja Adeleide paistsid peaaegu täiesti valgetena ning miks Seth ei saanud olla kindel, kas ta oli nende bioloogiline isa või mitte. nii keeruliseks ja häirivalt segaseks võis orjandus ja rassiline identiteet Ameerika lõunaosariikides kujuneda, see oli põlvkondade pikkuse kontrollimatu ärakasutamise ning sügavalt juurdunud võimutasakaalutuse tulemus orjapidajate ja orjade vahel. Maarja Mildred Potts ei oleks kunagi avalikkuse tähelepanu pälvinud, kui poleks olnud tema sünniajal Ameerika Ühendriikides valitsenud rassiliselt ja poliitiliselt pingelist õhkkonda. Orjandust oli praktiseeritud alal, millest hiljem said Ameerika Ühendriigid juba aastal 1619. see oli järgmise pooleteise sajandi jooksul laienenud ning Ameerika iseseisvusdeklaratsiooni väljaandmise ajaks, aastal 1776, oli kujunemas riigis juba mitusada tuhat orja. Kuid isegi selleks ajaks oli orjanduse moraalsuse üle kasvav arutelu. mõned Uus-Inglismaa osariigid hakkasid orjandust piirama või isegi keelustama juba 1780. aastatel. Kuid lõunaosariikides nagu Virginia, Carolinad ja Georgia sõltus majandus täielikult selliste põllukultuuride nagu tubaka ja puuvilla kasvatamisest, mida korjati põldudel orjatööjõuga. seetõttu oli siin orjanduse kaotamisele tugev vastuseis. Orjanduse küsimus venis aastakümneid. palju aastaid enne Mary sündi olid enamik põhjapoolseid osariike orjanduse kaotanud, kuid nõustusid elama harmoonias lõunapoolsete osariikidega, kus orjus oli endiselt juurdunud. see ebakindel tasakaal võimaldas igal piirkonnal järgida oma teed. Siiski Ameerika laienemine läände ning uute territooriumide ja osariikide vastuvõtmine. 1840. ja 1850. aastatel sütitasid need sündmused taas ägedad konfliktid selle üle, kas orjus oleks lubatud nendel uutel aladel, tuues orjuse debati taas kogu riigi tähelepanu keskpunkti uue jõuga. 1854. aastal kerkis Vabariiklik partei esile kui uus jõuline jõud, kuulutades julgelt orjuse kaotamise oma põhieesmärgiks. Üks selle asutaja liikmetest oli Massachusettsi senaator Charles Sumner, väsimatu vabaduse eestkõneleja. Varsti pärast seda murrangulist poliitilist muutust sattus Mary Mildred Williams kogu riigi tähelepanu keskpunkti. Tema lugu oli süütamas tormilist arutelu, mis raputas lõhestunud rahva alustalasid. Mary Mildred Potts veetis orjuses vaid 7 aastat, kuid need aastad jätsid temasse haavad, mis olid palju sügavamad kui ahelad. Keeruline ja ebakindel olukord, milles tema õed, vennad ja ema Wheatonite majapidamises elasid, oli täis pingeid ja oli väga keeruline. Wheaton tahtis müüa paljusid orje, kelle ta oli pärinud Nelsonilt, kuid kohtud takistasid tal seda tegemast keerulise küsimuse tõttu. Küsimuse Elizabethi ja tema järglaste seadusliku omandiõiguse üle. See puudutas tema äärmiselt keerulist sugupuud. Seetõttu jäid Elizabeth ja tema lapsed aastateks Wheatoni istanduses õiguslikku määramatusse. Aastal 1850, otsustades oma saatuse enda kätte võtta, asus Seth Potts julgele ja ohtlikule teekonnale. Vabastatud orja ja usaldusväärse liitlase Henry Williamsi abiga võltsis ta vabadusdokumendid, mis muutsid kõik. Kõike kaalule pannes põgenes Seth Virginiast, liikudes mööda ohtlikku maa-alust raudteed, salajast pääseteed, mida kasutasid lugematud põgenenud orjad vabaduse otsimiseks põhjas. Bostoni jõudes sukeldus ta väsimatult töösse, juhindudes ühest võimsast eesmärgist – osta oma naise ja laste vabadus. Tänu visadusele ja olulisele toetusele orjanduse vastastelt liitlastelt oli tal 1855 aasta alguseks kogutud piisavalt raha, et oma pere vabaks osta. Seejärel võttis perekond endale nimeks Williams, sama nime, mis oli võltsitud dokumentidel, mis nende põgenemise algatasid. Vabustava muutuse tulemusel polnud väike Mary Mildred Potts enam Virginia osariigis ori. Ta oli nüüd Mary Mildred Williams, vabatüdruk Bostonis, valmis kogu riiki proovile panema. Siin astus mängu Charles Sumner. Kui Mary, tema ema ja teised õed-vennad said oma vabaduse 1855 aasta alguses,
oli Seth juba loonud sidemed põhjaosa riikide orjandusvastase liikumisega. Üks selline kontakt oli Sumner, kes oli just aidanud luua vabariiklikku parteid. Ta oli kuulnud Mary ja Adelaide'i keerulisest perekonnaloost ning sellest, et igaüks, kes neid nägi, pidas neid valgeteks. Mõistes kujundite jõudu võitluses südame ja mõistuse pärast, korraldas senaator Charles Sumner nüüd Mary daguerreotüübi tegemise, valides tõenäoliselt tema, kuna ta oli 2 tõest vanem. Valminud pilt avaldati peagi Boston Telegraphis ja New York Daily Timesis koos juhtkirjadega, mis vapustasid lugejaid. Kuidas sai tüdruk, kes nägi nii ilmselgelt valge välja, olla kunagi orjastatud? Foto sai vaieldamatuks tõendiks orjuse moraalsest laostumisest, paljastades kogu maailmale lõunaosariikide väänatud rassiloogika ja kuritarvitused. Reaktsioon oli elektriseeriv. Artiklid tekitasid üleriigilise sensatsiooni ja Mary kujutis levis kulutulena, muutes temast Ameerika esimeseks tõeliseks plakatitüdrukuks, vaevalt 10 aastat pärast fotograafia tekkimist. Tajudes hoogu, viis Sumner ta kõneturneele mööda põhjaosa riike, kasutades tema lugu relvana. Kõnes kõne järel tõi ta esile, kuidas orjus oli mitte ainult dehumaniseerinud miljoneid, vaid oli ka hägustanud rassipiire endid, peamiselt põlvkondade pikkuse seksuaalse ärakasutamise kaudu. Mary Mildred Williamsist sai sellest ajast elav süüdistus lõunaosariikide vastu. Tema nägu ei peegeldanud ainult ühe tüdruku lugu. See peegeldas mädanenud silmakirjalikkust, mis viis rahvast üha lähemale kodusõjale. Mary Mildred Williams oli tol ajal nii noor, et ta tõenäoliselt ei olnud teadlik oma loo tohutust tähtsusest riigi poliitikas. Pärast ringreisi Sumneriga vaibus tema juhtumit ümbritsev poleemika ning ta naasis Bostonisse, kus elas koos oma õdede-vendadega, kes olid nüüd lõpuks vabad elama koos oma perena. Siiski oli Mary aeg plakatitüdrukuna märkimisväärse mõjuga ning see kulmineerus 22. mail 1856. Sel päeval ründas Sumnerit USA senati saalis orjanduse äärmuslik pooldaja lõunaosariikidest ja esindajate koja liige Preston Brooks. Šokeerivalt peksis Brooks Sumneri peaaegu surnuks. Tal jäi tõsine selgroovigastus, millest ta suutis taastuda alles pärast eksperimentaalset operatsiooni Euroopas aastal 1858. See jõhtker 1856 aasta rünnak Brooksilt Sumneri vastu peetakse laialdaselt pöördeliseks hetkeks põhja ja lõuna suhete kokkuvarisemises. Vägivaldne sümbool süvenevast lõhest, mis viis Ameerika kodusõja puhkemiseni 1861 aastal. See sõda lõppes 4 aastat hiljem, kui president Abraham Lincoln andis välja emantsipatsiooniproklamatsiooni ja lõpuks ratifitseeriti 13. paranduse, mis kaotas orjuse Ameerika Ühendriikides. Orjuse ametliku lõpuga algas pika ja valuliku ärakasutamissüsteemi lammutamine, mis oli kujundanud Mary Williamsi keerulise ja traagilise esivanemate loo. Aga tema lugu ei lõpe sellega. Pärast seda, kui Mary Mildred Williams tõusis 1850. aastate keskel riikliku kuulsusesse kui noor tüdruk, kelle silmapaistev välimus šokeeris kogu rahvast, kadus ta vaikselt avalikkuse silmist. Siiski elas ta pika elu, ehkki tolle aja kohta veidi ebatraditsioonilise. Ta jätkas elu Bostonis, Massachusettsis pärast kodusõja lõppu. Teda ja tema perekonda ühines seal kasvav hulk endisi orje, kes rändasid lõunaosa riikidest põhja tööstuslinnadesse, kui Ameerika majanduselu muutus 19. sajandi lõpus. Oma kodus Bostonis elas Williamsi perekond koos mõnede teiste lõunast pärit sisserändajatega. Josephine ja Joseph Jackson olid Louisiana osariigist pärit vabastatud orjadest abielupaar. Henry Clay oli 19-aastane endine ori Põhja-Carolinast ning seal oli veel mitu teistki. Seetõttu sai Williamsi kodust Massachusettsis paljudele lõunaosa riikidest pärit endistele orjadele pelgupaik, kus nad said põhjas jalad alla, enne kui jõudsid 1870 ja 1880 aastatel Bostoni. Aasta jooksul hakkas perekond laiali valguma. Iga liige alustas oma elu ja teekonda. Mary ja Elizabeth kolisid elama majja Hyde Parkis Bostonis, mis oli valdavalt valge elanikkonnaga linnaosa. Seal elades sai Mary endale korraliku töökoha aastal 1882,
töötades ametnikuna kinnistusraamatu kantseleis. see töökoht maksis aastapalgaks $780, mis oli tol ajal korralik summa, tänapäeva väärtuses umbes $25,000. Seejärel kolis ta 1888 aastal Tremonti tänavale korterisse, et olla tööle lähemal. Mary nautis seda ametit ilmselgelt ja jäi sinna tööle kuni pensionile jäämiseni 20. sajandi esimestel aastatel. Mary ei abiellunud kunagi ega saanud lapsi. Ta elas ka oma teistest pereliikmetest palju aastaid kauem. Ta oli ainus, kes oli veel elus, kui saabus 20. sajand. Huvitava rassilise identiteedi aspektina Ameerikas pärast kodusõda otsustas ta täiskasvanuna end valgena määratleda ning on sellisena kirjas ka ametlikes rahvaloenduse dokumentides ja muudes sarnastes allikates. Üks neist dokumentidest, Ameerika Ühendriikide föderaalne rahvaloendus aastast 1900, näitab samuti, et ta elas koos naissoost partneri Mary Maynardiga, kes oli tol ajal 45 aastat vana. Selleks ajaks elas ta Bostoni Beacon Hilli linnaosas, mis oli tuntud oma lõdva suhtumise poolest gei- ja lesbisuhetesse, kui neid avalikult välja ei näidatud. Mary Maynard oli tõenäoliselt Mary Mildred Williamsi partner, mis seletaks tema otsust mitte abielluda ega lapsi saada. Mary Mildred Williams elas kuni 1921 aastani ja suri Bostonis oma 70. eluaastate keskel. See oli vaikne, tähelepanuta jäänud lõpp elule, mis oli kunagi köitnud terve rahva pilgu. Endine orjuse vastase liikumise lapseikoon vajus unustusse, kui ajalugu liikus temata edasi. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda Ameerika orjandust käsitlevat koondvideot. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida te sellest videost arvasite ja kui teil on ettepanekuid, siis andke neist samuti kommentaarides teada. Andke mulle ka teada, kui soovite rohkem teemasid Aafrika, Ameerika ajaloo, orjanduse ajaloo või muude sarnaste teemade kohta. Loodan ka, et olete minu kanalit tellinud ja teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laadin. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises Unustatud elud osas. Aitäh!